Juba 2024. aastast on avalikel üritustel lubatud vaid korduvkasutatavad nõud ning topsid. Maksate topsi eest 3 eurot, 2 saate hiljem tagasi ning 1 euro jääb käitlustasuks. Just selle käitlustasu plaanibki Kliimaministeerium järgmiseks aastaks ära keelata. See käitlustasu on hoomamatu, see tekitab tarbijates küsitavusi, miks seda üldse küsitakse, kas selle kulu on läbipaistev, ehk siis ka muud teenused ju me maksame piletihinna kaudu, et miks just see panditopsi tasu siis peab olema inimesele iga ostu puhul siis rakendatud. Mida arvavad käitlustasust inimesed? It's a bit much, I think, for 1 cup, because you just drink and you just throw the cup, or even if you throw it in the trash can or in the collect bin, it will be 1 euro, it's a lot. See on minu meelest täiesti õiglane, sellepärast, et siis sa saadki taaskasutada seda, mitte sa lihtsalt ei viska seda minema ja see ei lähe kuhugi prügiks, kas siis põrandale või siis prügijaama. I understand that there is like costs behind, rewashing and reusing it, but at the same time, it just doesn't seem fair to me as a customer. Aga kui teile tundub, et näiteks 1 euro suurune topsi käitlustasu kaob ära, siis tegelikult see nii ei ole. Et see summa läheb siis kas piletihinna, söögihinna, joogihinna sisse, et lõppude lõpuks peab keegi ju selle pesu ja transportimise ikkagi kinni maksma. Mina isiklikult arvan, et see ei täida mitte mingit eesmärki ja tegelikult teeb see külastaja jaoks kogu selle ringluse kordades kallimaks, kui ta praegu on, ja lisaks tegelikult, kui eesmärk peaks olema vähendada rohelist jalajälge, siis tegelikult see ei täida eesmärki, sest kui sa praegu jääd ilma iga kord, kui sa lähed topsi vahetama 1 eurost, siis sa tegelikult oled terve õhtu otsa üldiselt ikkagi 1 topsiga. Aga nüüd, kui sa saad iga nurga peal käia vahetamas, siis tegelikult inimene vahetab neid palju rohkem, sest ta saab kogu aeg oma raha tagasi, mis tähendab, see ei kanna eesmärki ja teistpidi, ega seda raha ei teki korraldajatel mitte kuidagi juurde. Et Eestis on niigi võrreldes teiste naaberriikidega väga kallis üritusi korraldada käibemaksu tõttu. Ehk siis selle katteallikaks saaks olla kas peita see piletihinna sisse või siis välja müüdud tootesse. Mõned inimesed, kes tulevad lõunast kontserdile või festivalile, ostavad selle esimese joogi ja hoiavad topsi kuni õhtuni või kuni öötundideni. Ja tegelikult nad suudavad sealt tarbida 4 jooki. Vahet ei ole, mis jook seal on. Ja nad on maksnud selle eest ainult 1 euro antud juhul, pluss siis deposit, mille nad saavad tagasi. Kui see nüüd läheb joogi hinna sisse, siis tegelikult nad maksavad ju iga kord 5 korda vastava käitlustasu, mis iganes see kulu on. Aga see pole veel kõik. Kliimaministeeriumil on plaanis veel palju muudatusi. Näiteks kui soovite toitu koju tellida, siis peab restoran võimaldama toitu kaasa pakkida samuti korduvkasutatavasse nõusse, kus juures ühekordse nõu valik ei kao, kuid muutub tasuliseks. Seega, kui viitsite taaskasutatavad nõud tagasi restorani viia, saate raha tagasi. Ühekordse pakendi eest ilmselgelt raha tagasi ei saa. See muudatus võib jõustuda 28. aasta veebruaris. Aga ka see pole veel kõik. Näiteks 2030. aastaks plaanitakse täielikult keelata rühmapakendite plastkile. Ehk kui olete harjunud ostma näiteks mineraalvett 6 pakkide kaupa, siis tulevikus pakendatakse need hoopis kartongi, mitte plasti abil. Tuleme tagasi panditopside juurde. Kui kalliks võib käitlustasu kaotamine siis minna? Kõik oleneb suuresti sellest, et kas tasu liigub söögi, joogi või piletihinna sisse. Mina arvan, et ta läheb ikkagi väljamüügi hinda. Ehk siis kui sa tarbid toodet, teenust, siis ta läheb sinna, ma ei tea, võtad oma prae, siis sul on lihtsalt praad on euro kallim. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis kaob panditopsi käitlustasu juba järgmisel aastal.